tervist! Täna siis võtame niisuguse huvitava vidina ette nagu parakord käepael, mida siis müüakse meil Eestis, kui ma õieti mäletan, see oli 1,50. Hiinas saab ka neid igasuguseid. Et just pakubki huvi see, et kui lihtne on selle asjandusega tuld teha. Alustame siis sellest, mis asjad siin küljes üldse on. Number 1 on siis kompass, mis tundub, et kui see skreiper ehk siis see kraapimisvidin siin küljes on, siis natukene häirib teda ja ta väga hästi oma tööd teha ei tahagi. Pigem seisab nagu, nüüd natuke liigub. Idee poolest saab seda kompassi kasutada, aga kui usaldusväärne see on, eks näha ole. Võtame korra telefoni kompassi siia näiteks ja vaatame, kui täpselt ta hetkel näitab. Nii, kus mul need asjandused on? Nii, kompass. No, pigem ikka ei viska õieti. Nagu arvat aliga. Järgmiseks siis on tal peal siis tulepulk ja siis tulepulga jaoks on eraldi siis kraapimisvidin olemas. Siis on meil terve hunnik nööri, mida me hakkame pärast katsetama, kui palju seda on, mida sellega teha saab ja lisaks on tal ka veel siin olemas hädaabivile, mis siis töötab päris kõvasti. Eks kohe esimese katse selle kraapimisjüllaga ära. Võtame selle kihi maha siit. Vast on piisav. Ja kuna see nöör siin küljes on, siis on äärmiselt ebamugav teda kasutada tule tegemise jaoks. Nii ühtepidi kui teistpidi. Vaatame, okei. No, säde on päris kõva. Kui see väikse punt saab ette valmistanud, teeme teda veidi pudimaks. Vaatame, kui lihtsalt selle põlema saab. Tean, et väga paljud pigem matavad selle tulepulga maha, kuna ta ei anna nii tugevat sädet. Proovime seda skreiperit teistpidi ka veel. Midagi korraks tuli, aga mitte palju. No, aega läks, aga asja sai ja mis tast alles jäi, oma lukustuse me suutsime ära lõhkuda, aga arvatavasti teda toimetab. Ja materjali jälle täiesti kuiv ka, et ta võiks nagu kohe põlema minna. Mis on tegelikult hea näite, kui nüüd võrrelda siis sellise kallima tulepulgaga seda asja. Vaatame, mis siis saab. Materjal on ikkagi natukene märg. palju selleks vaja ei läinud. Ehk
kui on väga niiske olukord, tõesti väljas märg, siis võib-olla õnnestub sellega isegi mingi tuli teha. Pigem on ikkagi suhteliselt raske, kuna see on nii palju lühike pulk võrreldes nüüd sellega ja põlemistemperatuur on ka ikkagi üpris ädine sellel, siis no ma pigem ei loodaks selle peale. Aga no kunagi ei tea, võib-olla tasub ära ka. Kui ikkagi ostan talle tulepulk, siis osta ikka korralik tulepulk, millel on ka, eriti kui võtta see Bear-Grillsi oma, millel on siis korralik tulepulk, korralik skreiper sees. Lisaks on koht, kus hoiustada siis oma tuletegemismaterjali, siin on mul kuiva vatti ja on vaseliiniga vatti. Lisaks on tal vile, korralik käepael ja kellel vaja, siis on ka veel eraldi siia välja toodud igasugused hädaabi märguanded. Samuti ka klassikaline SOS märguande ja erinevad siis märguanded ka helikopteritele, kui on vaja päästele märku anda endast. Nüüd katsetaks ära selle, et kui palju siin üldse nööri on ja kui kasulik see nöör üldse on. Võtta lahti. See on protsess omaette. Nii. No, palju meil see kokku tulla võis? Kaks meetrit? 2,5 meetrit nööri, noh. 2,5 meetriga kokku siis 2,5 meetrit nööri. No sellega juba annab midagi teha. Tarbija jaoks on võib-olla tsipa vähe. Aga kui tõesti endale mingisugust peavarju teha, siis väga halvas olukorras mingisugust peavarju teha, siis tuleb sellest välja küll. Nüüd on küsimus, kas see nöör on selline, millel ka on veel eraldi sees siis väiksemad nöörid. Jah, on küll. Ehk siis siit me saame kokku 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. 6 väiksemat nööri. Tunduvad suhteliselt tugevad. Et kui nüüd hakata mingisugust peavari üles sättima, siis ma pigem kasutaksin juba neid. See suurem osa, see šoki osa nagu seda jääb nagu lühikeseks, kui ta niimoodi kinni. Vaatame kohe üle, et kui hea oleks teda kasutada. Nii. Kogu see pundar nüüd omavahel selle kokku ära.
nüüd ära kasutada siis seda nööri peavõrju tegemise jaoks, siis on juba mõelda, siis annab midagi korralikumat valmistada. 2,5 meetrit nööri on ikkagi jah, selliste asjade jaoks vähe. Seda saab isegi kasutada, seda valget nööri siin siis lõksude tegemise jaoks. Halvemal juhul ka kalapüügi jaoks. Vaatame, väike sasipulber. Ja nii juhtub. Kaks nööri koos, mis meil tuleb siis 5 meetrit. Katsetame siin paari puu vahel ka seda asja, et kas meil õnnestub. Siit küll mitte kõige kõvem, aga selline ajutine plotline'i stiilis asi püsti saada, et 5 meetrit vahe võtame. Lähme siia poole, vaataks siia sisse just. Oletame, me tahaksime siin vahel magada. Veidi kohtlik on, aga see on näide enne. Oletame, me tahame siin magada. Nii. Meil on isegi üle. Siiamaani oleks olnud siis see 2,5 osa. Aga nüüd olekski olnud see probleem, et ei oleks saanud normaalselt sellist magamisruumi teha. See, et praegu see alla pikali visata niimoodi. Oletame vist tulma siia. Näitame lihtsalt. Ajutine lahendus. Saab magada küll. See sõlm, mida ma siis sealpool kasutasin, ehk siis inglise keeles on ta don't line, käib siis niimoodi. Risti üle, see lühem pool siis üks kord alt läbi, teine kord alt läbi. Nüüd ongi 2 varianti, kas sa jätadki 2-ga või teed 3-ga. 3. korra, kui oled läbi toonud, tood ta selle pika osa kõrvale. Ja natuke seda väiksemat poolt siit üle. Ja jälle alt läbi ja tõmbad oma vahel kokku. Miks see sõlm on hea? Sest seda annab pingutada. Ise ta ei lähe mitte kuskile, ainult siis, kui see liigutab. Vastavalt vajadusele. Ehk siis tarbi sättimisel ongi ta just on siuke asi kõige parem lahendus. Ja nii on. Segased lood. Nii. Ühe katse teeks veel. See oleks nüüd siuke katse, et kuna nüüd siin nööri küljes pole, nii nagu alguses oli, kui lihtne on sellega nüüd tulnud teha. Võtame seda sama materjali uuesti. Tõmmata on kõvasti parem. Sul on ikkagi seda ruumi. Ei ole mingisugust takistust siin vahel. Ja saab hakkama küll. Kokkuvõtteks, kas ma soovitaksin seda pigem küll, jah. Et kui sul on mingisugune oskus kasutada siis tulepulka, siis see päästab hädast küll. Küsimus on selles, et kui lihtne on teda kasutada siis märgades oludes. Praegu siin väga märg ei ole, et suhteliselt kuiv juba. Kompass teeb oma asja. Nii kui see metalliülja siin küljes on, siis ta suunab põhja poole ikkagi valesti.
vile, no töötab, kõva. Kompassi ma ikkagi usaldaks. Nööri poolest. Jah, meil on siin 2,5 meetrit nööri. Varjealuse jaoks, kui tahaks midagi teha, siis tasub ikkagi need valged välja võtta ja kasutada neid valged omavahel kokku siduda. Enne sai näidata küll ühega, võib-olla tasuks pigem isegi omavahel põimida äkki 2 tükki, et saab vähe tugevama nööri. Siis on varjealuse, ütleme see ülemine klotlain on vähe kõvem võrreldes sellega, mis ta praegu oleks. Aga et oma öö ära magada kuskil siukse tarbijal, siis piisab ka ühest. Selle raha eest kindlasti. Ostke, kandke. On ka teistsuguseid variante, mul endal oli kunagi käekella variant, mille sees veel olid siis ka kalastustarbed, oli see tulepulk, kompass, mis näitas õieti, ja oli ka termomeeter. Pluss nööri oli topelt võrreldes sellega siin. Ja no muidugi käekell ka. Kindlasti, kas mitte, osta endale siuke jubin. Nüüd tuleb lihtsalt see pärast kõik kokku panna uuesti. Ist der toll? Das will ich auch.